ma tunnen siin selles esimeses grupis sellist jumalikku juhatust minna tagasi oma juurte juurde. Ja täiesti esimest korda tegelikkuses siin kaardil ma näen, et siin taga on rida helendavaid inimkujusid, kes kõik hoiavad käest kinni. Ja seda kaarti vaadates siin ma tunnen, siin on nagu sinu kahe pooluse kokkusaamine või kahe pooluse üheks saamine, kus sa siis seda ka keha tasandil hakkad kogema, et sinu hing ja keha ei ole enam eraldi, et sa ei võta enam erinevaid rolle oma elus, vaid sa oled täielikult üks ja et sa täielikult siin ja praegu võtad omaks oma esivanemad, oma juured, kõik see, mis ennem sinu sündi siia ilma pidi juhtuma. Ja see on ka täiesti teema, mis mind väga sügavalt hetkel puudutab ja kaardipaki põhjas on siin portaali kaart, mida vaadates ma tunnen, et jah, et need väravad on nagu suured ja grandioossed ja võimsad ja ma näen, siin on isegi kristallid ümber ja siin on isegi püha ja suur ja võimas tundub see kõik, kuid mul on nagu hirm sellest läbi minna sinna teisele poole. Et siin on hirm vastu võtta kõike seda, mis esivanemad on loonud, aga samas seal hingemaailmas ma näen, kuidas nad kõik koos ühtselt üksteise käest kinni hoiavad ja vaatavad armastavalt sinu poole ja näevad seda nende leina ja nende kurbust, mida sa endas koged, mis tegelikult ei ole üldse sinu kanda. Ja me näeme, et su keha on sellest väsinud, me näeme, et sa oled sellest kõigest väsinud, mida esivanemad on oma eludes kogenud, kuid kõigepealt, kui nad olid inimkehastuses, on nemad ka hinged. Ja hing on puhas. Alati. Me sünnime siia ilma puhtana. Nii sündisid ka sina siia ilma puhtana. Nüüd on aeg võtta vastu nende puhas hingevägi. See armastus, millega sina siia ilma sündisid, see armastus, millega sinu esivanemad siia ilma sündisid, see on see puhas vägi, millega me palume, et sa sellel hetkel siin praegu ühendust võtad ja võtad selle omaks, sest et see on see armastus, mis juhatab sind läbi selle portaali, kus sa ei peagi teadma, mis seal hetkel on, aga samas see hirm ka hoiab sind tagasi, et järsku ma näen, siin on terve põrand on ju ka vikerkaari täis, et vikerkaared täiesti juhatavad ju sind praegu hellalt ja pehmelt läbi selle portaali ja siin ei ole sünd ja surm ja siin ei ole nagu egosurm ja see ei ole nii suur ja nii dramaatiline, vaid see on lihtsalt koht, kus sul palutakse veel enam ennast omaks võtta, et sina oled sinu esivanemad, sa oled sinu esivanemate armastus, kogu see liha ja luu ja keha, kõik, mis sul on, see on sündinud tänu sinu esivanemate armastusele. Nüüd, mis iganes valikuid sinu esivanemad oma elus tegid, see oli nende hinge valik, et see on nende kogemus. Aga sina, armas, sina oled puhas, samamoodi nagu ka sinu esivanemad. On puhas energia, on puhas hing, puhas olemus ja see on see vägi, see on see, mida nad tahavad sulle pakkuda praegu ja see suurus, mis sa tunned või see aukartus, mis sa tunned või isegi see keeramine sinu sees, mis sa tunned, on lihtsalt see, et neid on nii palju ja nad on nii kaua oodanud sind koju. Nad on nii kaua oodanud sind koju. Sinu esiemad ootavad avasüli sind, et võtta sind oma embusesse. Sinu esiisad ootavad, et näidata sulle õige tee kätte, sinu hingetee. Selleks sinu esivanemad ongi sinu tiivad. Kas sa palun tahad oma tiivad?
vastu võtta. Ja anna endale siin aega ja palun lihtsalt tunneta, sa ei pea hoogsalt tegema mitte ühtegi otsust praegu, kui see, mida sa vajad, on olla oma sisemaailmas, tunda enda energia välja, tunda kõigepealt oma maailma, tunda enda põhjatähte, kogeda täielikult iseennast, siis see on see, mis on järgmine samm praegu. Kasta enda aeda. Tee kõik selleks, et sinu oma aed puhkeks õitsele täielikult. Vii iseenda juured, iseenda elus, hinges, kogemuses nii sügavale, kui sa tahad viia, et oled täielikult siin ja praegu, koged praegu siin sina omaenda väge, aga tea, et sinu selja taga on nii palju armastust, mis on sulle saadaval. Nii suur vägi, mis on sulle saadaval. Sa tegelikkuses tead ju mõnda põlve ainult. Oma vanavanemaid, võib-olla isegi vanavanemaid, oma vanemaid, see on tegelikult ju 3-4 põlve, mis lugusid sa tead. Aga seal taga on lugematul arv põlvkondi, kes on ennem sind siin kõndinud, kes on ennem sind siin maa peal oma rada kõndinud ja andnud endast parima sellega, mis neil hetkel on. Andnud endast kõik, et tuua siia ilma järgmine põlvkond. Igal suguvõsaliinil on oma maagia, iga suguvõsaliinil on oma püha vägi, mida kantakse edasi oma lastele. Ja siin on puhas armastuse vägi. Jah, ma tunnen seda tõrget siin, mis on pigem nagu sinu inimese töö hetkel, mis on andestamine. Andestamine endale, andestamine juurtele, andestamine, et sa oled võib-olla elanud illusioonis nendest lugudest, mis sa oled kuulnud oma esivanemate kohta. Aga kas sa hingena ja praegu inimesena oled ise võtnud ühendust oma esivanematega, et neid päriselt tundma õppida, sõltumata nendest lugudest, mis nendega kaasas käivad? Ma arvan, et hea hetk on teha seda praegu, sest nad on tõesti, see sügav armastus on ootel olnud terve see aeg. Ja mingil põhjusel, eks ju, sinu järgmine samm või see koht, kus sa oled oma eluteel jõudnud, praegu toob sulle uuesti nähtavale selle, et vaata, me oleme siin, kallis. Me oleme kõik siin sinu selja taga ja me ootame, et me saaks olla su tiivad, et me saaks aidata sul lennata. Nii et ükskõik, kas sinu meelest suur või väike portaal või uuendus, mida sa oled läbimas, mida sa oled otsustanud läbida, mis uksed sa oled enda jaoks avanud, sellel on toetus olemas, aga sellel on vaja sügavamat toetust kui see, et sina oma hingega ennast toetad. Või et sina oma kosmilise olemusega toetad. Sa oled üks. Aga sa oled üks väga suurest perekonnast, üks osa väga suurest tiimist ja nad ootavad, et sa kogeksid neid puhtalt. Siin on, eks ju, puhas kõigi 3 südamekeskuse ühendus, kurguühendus ja siit lähme edasi veel kõrgematele ühendustele, eks ju. Et sellel uuel tasandil, et need omaks võtta, nende armastus, sügav armastus vastu võtta, oma esivanemate armastus ja vägi vastu võtta, see toetab sul millegi suure loomist, millegi sellise loomist, mis sa võib-olla arvasid, et sa ei mahu kandma või et sa ei jõua kanda või et sul ei ole ruumi kanda. Sellepärast ma tunnengi, et see esivanemate armastus avab sind nii suurele ja imelisele armastusele, mida sa oma elus võib-olla pole lasknud endal kogeda
pole alistunud sellele, et seda kogeda, et siin on erinevaid variante, mis ma tunnen, et kuidas inimestel, kuidas sinul resoneerub, et see energia siin on lihtsalt väga pehme, see ei ole tegelikult üldse suruv, see ei suru ennast peale, vaid see on niimoodi, ta kaugelt vaatab ja ootab sind ja on alati oodanud sind. Nii et minu soovitus on sul istuda oma esivanematega, kas vaadata pilte või lihtsalt, kui nad on elus, minna ja olla nendega ja vaadelda neid mitte nende lugude kohaselt, mida sa tead või oled õppinud nende kohta, vaid see, kuidas sina praegu neid koged. Ja koge neid neutraalselt ja lihtsalt las nad näitavad sulle oma hinge, las nad näitavad sulle, kes nad on päriselt ja millised nad päriselt on. Väga suur armastus on sulle saadaval. Kohe praegu. Väga suur tugi on sulle kohe praegu saadaval. Aitäh selle imelise sõnumi eest, kallid esivanemad. Ma tänan selle ühenduse eest, ma tänan selle armastuse eest, ma tänan selle kohalolu eest. Aitäh. Kohe esimese asjana ma panen tähele seda sinist, mis siin igal pool on. Ja ma tunnen ka kurgust nagu sellist nagu vabanemist, kuid ma tunnen, et on veel midagi, mis ma alla neelan, mida ma peaks välja ütlema. Ja neid kaarte eraldi ja kõike koos vaadates ma tunnen siin väga sellist nagu paigalseisu. Aga see ei ole selline paigalseis, kus keegi sunnib sind paigal seisma või elu korraldab sulle midagi, vaid see on selline nagu paus. See on selline paus. See on selline paus, kus ma panen silmad kinni ja ma hingan. Kus ma hingan tugevalt, sügavalt, häälega. Kus ma hingan kogu kehaga. Ja ma panen ennast pausile. Ja ma loon endale pausi selleks, et koguda end, selleks, et kutsuda tagasi kogu oma vägi. Kutsuda tagasi kogu oma olemus ja hetke, oma energia välja. Ja et ma saaksin kogeda kogu oma väge siin hetkes, et ma saan täielikult olla siin ja praegu. Täielikult olla oma keskmes. Kogeda täpselt seda, mida ma vajan. Siin on tervendus. Selles pausis on tervendus, selles pausis on aktivatsioon, selles pausis on emakese maa kallistus. Sest kui sa tuled siia ja praegu ja sa lükkad ennast laiali ja sa lükkad oma tiivad ja käed ja jalad ja sa lükkad ennast täiesti laiali, sa lükkad oma välja laiali ja sa ühendad ennast maaga, ühendad ennast puhta maa energiaga ja lased sellel planeedil ja kogu tema tarkusel, iidsel tarkusel ennast toetada. Ja sa lükkad ennast nii kõrgeks, kui on kõige kõrgem mäetipp ja sa tunnetad seda mängleva kergusega. Ja sa lased vabaks voolata endast kõik veed, kõik emotsioonid, mis on olnud kinni, aga see on selles pausis. See on selles pausis, see on selles vaikuses, see on selles kohalolus. See on selles hetkes, kus sa voolad igalt poolt tagasi ja sa koged ennast oma kehana, oma hingena. Sa koged oma emotsionaalset keha. Sa koged oma valguskeha. Sa koged oma astraalkeha. Sa koged kõike seda aega ja ruumi, mis oled sina. Sa koged seda kõiksust, sa koged seda universumit, mis oled sina. Ja sa puhkad selles. Ja sa lubad sellel ennast hoida, ennast kallistada.
luba ennast kallistada. ole hea hinga minuga koos praegu siin, kui sa seda vaatad. Sa ei pea mõistma, sa ei pea loogikaga siin midagi looma, lihtsalt ole siin ja praegu ja võta end vastu. Võta end vastu, kutsu end tagasi, tule täielikult siia ja praegu kohale. Koge oma välja suurust, suurenemist. Tähelepanu läheb siia kaardile ja sellele müürile ja sellele seinale ja sellele ukseavale siin, mis tundub väga iidne ja väga vana. Kuid mulle tundub, et siit on vaja välja astuda sellest vanast müürist või vanast energiast või mis iganes see ukseava siin sümboliseerib sinu jaoks. Ma tunnen, et selleks, et sa saaksid täieliku ühenduse, täieliku enesekogemise, sa vajasid uksest, sellest vanast ette astuda, nagu välja astuda ja teadvustada, mis on minevik, mis on olevik ja mis on tulevik. Aga rohkem mul on tunne, et sul on vaja teadvustada, mis sa tahad, et nüüd minevikku jääb. Mis sa tahad, et nüüd on minevik. Siin on sinu hetk otsustada, kuidas sina tahad edasi minna ja kuidas sina tahad ennast kogeda. Kui sa pühendud sellele, kuidas sa tahad ennast kogeda, kuidas sa tahad ennast tunda, siis on loomupärane see, et sa kutsud tagasi end igalt poolt, kus sa oled olnud, kus sa oled ennast liialt ära andnud. Sest sinu keha ja sinu olemus, kõik tahab olla olevikus, ta tahab olla siin ja praegu. Sest olevikus ei ole ühtegi probleemi, olevikus ei ole ühtegi, sa nagu ei põrka mineviku ja tuleviku vahet, vaid sa oled täielikult siin ja praegu. Täielikus kohalolus saad sa ainult selgelt näha. Minevikus näed sa mineviku mustrit järgi ja tulevikku me ei tea keegi. Nii et siin ma tunnen, on täiega see energia, et paus. Las ma tulen ja olen lihtsalt siin. Ja siin on selline huvitav energia, et jah, tulevik on kõik täiesti teadmata, aga minus on rahu selle koha pealt. Minus on täielik rahu selle koha pealt, et ma ei tea, mis edasi saab või ma ei tea, mis on järgmine, vaid et ma olen täiesti õnnelik. Ma olen õnnelik ja rahul ja armastust täis selles kohalolus, mis on praegu. Et sa teed rahu olevikuga. Ja olevikus, ainult olevikus saad sa järgmise sammu. Kui sa oled tulevikus või minevikus, siis sa lood kehas hoopis teisest kohast. See on rohkem mõistuse energia, millega me siis loome. Aga kui ma olen täielikult siin ja praegu, ma hetk järele otsustan, mida ma tahan teha, mida ma tahan kogeda, kuhu ma tahan minna, mida ma tahan süüa, mida ma tahan kanda, kellega ma tahan kohtuda, kas see ei ole mitte suurim austus ja suurim armastus oma kogu olemuse vastu? Miks üldse teha otsuseid kellegi teise pildi järgi või kellegi teise silmade järgi, kui sinu silmad on ainukesed, mis näevad sinu järgmist sammu, saavad üldse näha seda. Ja see tuleb hetkes, see tuleb selles pausis, see tuleb selles, et sa kaotad aja ja ruumi ja sa lubad endal lihtsalt olla. Näed, kuidas ta siin on isegi, mulle nagu piltlikult tundub, et need kaared siin justkui on nagu tulevik, eks ju, kõik edasi liikumine. Ja vaata, kuidas see vool liigub sinna, aga ta on täiesti seljaga sinna poole, sest tal on paus praegu. Paus on praegu. Ja see on imeilus paus, kus sul on
kogu aeg ja ruum, et tulla täiesti kohale nii minevikust kui tulevikust, kogeda, mis sinu vool üldse on. Milline sa tahad, et sinu vool on? Kas see on pehme, selge, kerge, kandev? Või see on selline kärestukuline, et sa kukud? See ei kõla ju hästi, eks see kukkumine. Et mind nii kõnetab see, kuidas ta on siin liblikatiibade embuses ja kogu universum on tema sees. Galaktikad, tähed, süda, kõik särab. Ja ta lihtsalt on selles ja ta kogeb selles ja ta tajub ja tunnetab ja katsub ja mängib kogu selle energiaga. Siin täpselt samamoodi. Sa oled siin maailmas, aga sa ei pea ühiskonna mudelite ja mustrite ja voolu järgi minema. Sa oled siin maailmas selleks, et kogeda oma rütmi, kogeda seda, kuidas sina tahad maailma kogeda. See ongi see paradiis, kuhu me sündisime, et meil on võimalik siin kogeda. Nii et mida sa tahad kogeda? Ja selleks see paus sulle siin praegu ongi, et sa saaksid kogu oma fookusega tulla siia, et tunda, mis on see, kuidas sina tahad luua. Sest et see on unikaalne ainult sulle, kuidas sina lood. Mitte keegi teine ei saa samamoodi luua kui sina. Nii et kuidas sa tahad luua ja milline looja sina tahad olla. Imelist kohalolu sulle, kallis, ja imelist pausi. Naudi täiega seda, see on nii imeilus ja vajalik sulle. Pean kohe ära mainima, et nii huvitavalt eelmisele lugemile tuli ka see kaart. Aga siin on ta kuidagi aktiivsem. Ma tunnen kohe, et hoia seda võimsat visiooni, mis sul on. Sinu sees on õitsema puhkamas üks seeme, mida sa oled endaga võib-olla ülikaua kaasas kandnud ja sa oled teda toitnud, talle juua andnud, teda armastanud, teda vaadanud, aga igatsusega. Seal on olnud, võib-olla ka on praegu sellist energiat, et ma ei tea, kuidas ja kas see on mulle võimalik või miks üldse minu sees on selline soov ja tahe. Sest see võib tunduda kauge. See võib tunduda nagu täiesti uue maailma kogemine või täiesti nagu pilve peal olles või täiesti isegi ka nagu ebareaalne asi täiesti, mida sa unistad või mis on sinu nagu selline visioon või mida sa tahad kogeda, sest see su kehas kuidagi tekitab ebamugavust või su kehas see nagu tekitab kuidagi pinget või keha tõmbab natukene krampi. Aga ma tunnen, et hetkel ainus, mis sa teha saad, on hoida seda visiooni, hoida seda, mida sa näed, mida sa koged enda sees, hoia seda lihtsalt. Aga samas ka peatu hetkeks. Ole sellega, isegi kui sa nüüd kehas tunned hetkel ebamugavust. Lihtsalt korraks hinga sellesse ebamugavusse, hinga sellesse, mis tundub võimatu ja hinga see võimalikuks. Siinsamas, kohe praegu. Sest ma tean, et sulle tuli mõttesse või südamesse või kus iganes see sinul kehasse ilmus see visioon, mida sa oled nii kaua hoidnud, see unistus, mida sa oled nii kaua unistunud, mis on tundunud võimatuna. Tunneta ja saa kätte, kus kohas see su kehas praegu on ja hinga sinna selgust, hinga sinna kergust. Sinu hing, hingeõhk,
sinu hingamine on hästi väekas, see on võimas energiasuunaja ja kui me sinna võimatusse suuname võimalikkust, armastust, kergust, vastuvõtlikkust, siis me paneme asjad liikuma, me paneme energia liikuma. Tunneta, kus see pingekoht su kehas on. Ja hinga sinna selgust. Hinga sinna kergust. Pane seal energia liikuma, sest selle koha peal on olnud siuke nagu talv. Seal on olnud selline nagu küpsetamine, seal on olnud selline nagu kookon. Või sa oled seda nagu hoidnud siukse väikse energiapallina või kohana iseendas, et see oleks vaikselt omaette, et ma salamisi mõtlen selle peale või ma salamisi unistan, kuigi tegelikkuses see tähendab sinu jaoks kogu maailma, see tähendab sinu jaoks tegelikult sinu praeguse maailma täielikku muutus, see tähendab tõusmist kõrgustesse võib-olla, kus sa kunagi varem pole olnud, võib-olla ainult energias maitsen, aga siin inimesena ei ole veel maitsen, sest et iga kord, kui sa selle nii-öelda oma teadlikkusse tood või tood seal nagu välja, et kuidas, sellega tõuseb ka see pinge. Ja see pinge tegelikkuses ongi see, et sa tajud selle suurust, sa tajud oma egoga, oma varjuga, et see on miski, mida sa ei ole siiamaale veel kogenud ja sellepärast see tundubki nii suur. Aga kui me nüüd kehast tunnetame, kus kohas see on, kui sa lihtsalt lubad korraks lõdvestuda kogu oma kehal, siin ja praegu lubad lihtsalt täielikult lõdvestuda oma kehal ja palud oma kehal näidata, kus kohas see pinge kõige rohkem koguneb või kus kohas see pinge kõige enam on, kui sa mõtled sellele, et aga see on see, mida ma päriselt kogeda tahan. Ja mis siis, kui sa nüüd ka selle valjult välja ütled, mis see on, mida sa kogeda tahad? Kas sa suudad praegu teha seda? Kui sa tunned, et sul on vaja minna vaiksemasse kohta või kuskile omaette, sa võid ka korraks panna video pausile ja endale see koht leida ja luua ja anda mateeriasse läbi hääle ruum sellele, mida sa tahad kogeda ja mis on siiani tundunud sulle võimatu. Anna talle ruumi iseendas, ära suru teda kokku pingeks oma kehasse, vaid anna talle ruumi ja hinga temasse kergust. Hinga temasse selgust. Hinga temasse armastust. Hinga temasse seda, et sa täielikult näed seda kohta iseendas. Sa näed ja sa võtad vastu selle, et see on see, mida sa tahad kogeda. Ja sa lubad oma kehal lõdvestuda sellesse. Lõdvestuda, et energia saaks liikuma vabalt sinu kehas. Et sa annad selle kogemuse, mida sa naisenergias oled juba loonud iseendas, et sa annad selle vabaks, et sa tood selle siia ilma. Sa hingad selle vabaks ja sa annad selle loomisesse. Just nii, kuidas on sinu hingega, sinu kehaga täielikus kooskõlas, sinu kõrgemaks hüvanguks, alati sinu kõrgemaks hüvanguks. Lihtsalt lõdvestu, liigutama keha. Sest ma tunnengi ka läbi nende kaartide, ma näen, et see pausi koht, see aeglustumine, see, et sa embad ja võtad vastu endas selle koha, selle pinge, et sa annad ruumi sellele pingele, et sa näed seda pinget. Tihti see pinge on ka lihtsalt loomise pinge, see ei tähenda mitte midagi, et see ei lähe täide või et sellega on midagi valesti või ma pean sinna midagi juurde mõtlema või tegema. Sellega tunned, kuidas energia liigub juba tegelikult mõistusesse. Aga kui sa tood selle kehasse ja sa tunnetad seda kehas, siis nüüd, kui sa selle liikuma said, kuidas nüüd on? On pehmem, avaram, mõnusam.
Ja nüüd sa saadki lihtsalt lõõgastuda ja lõdvestuda sellesse, et sa panid selle energia liikuma. Sa aktiveerisid selle endas, siin on jälle vaata maa energiat, maa, mateeria energia. Ja usalda seda tunnet, kuhu sind tõmbab. See võib ollagi sinu praegusele mõistusele, sinu praegusele olekule täiesti utoopiline asi, mida sa tahad kogeda, aga see on juhatus sinu sees. See on sinu kompass, mis näitab sulle suunda, et see on see, mida me tahame kogeda siin selles elus. Ja kui sa suudad seda tunnetada, kui sa suudad seda näha endas, siis see on juba sinu kogemus. See on juba sinu kogemus. Aga see kogemus eksisteerib hetkel veel ainult energias. Aga nüüd, kui sa hingad sellesse pingesse, sellesse loomise pingesse, sa hingad sinna seda, mida sa vajad, et tuua see siia, et lõdvestada oma keha, et tuua see siia, et seda päriselt kogeda. Ja nüüd vaata seda kaarti siin, kuidas ta liugleb selle sees, kuidas ta vaatleb ja kogeb kõike seda. See ei ole enam miski, mis on kaugel, vaid see on tema ümber. See on tema ümber. See ei ole enam lõputu tühjus ja pinge, vaid see on potentsiaal, see on võimalikkus. Võta endale nüüd siit aega selle hingamisega. Tunneta oma keha, mida su keha vajab. Kas ta vajab nüüd liikumist, tantsimist? Kas sa tahad seda energiat veel mõnusamalt liigutada oma kehas? Anna endale praegu kogu aeg ja ruum, mida sa vajad. Sest et see on osa loomisest. See on osa sellest imelisest kogemusest, mida sa endale juba praegu lood. Täielikku edu, õnnestumist, õnnistust sellele kogemusele, mida sa lood. Kerguses, pehmuses ja selguses. Aho, aitäh sulle!